Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Mootorite maailma kevade kuulutajad on kaardisportlased, kui asfalt on kuivaks läinud, siis kohe rajale. Me oleme Tabasalu ringrajal, kus on algamas Eesti meistrivõistluste avaetapp. Nii võistluskarussel on käima läinud. Milliseks see hooaeg siis kujuneb tänavu? 2014 hooaeg kujuneb ikkagi 8 etapiliseks, nii nagu iga aasta on olnud. Nüüd väike eripära on võrreldes eelmise aastaga see, et arvesse läheb 7 etappi 8 ehk siis 7 paremat etappi. Mis klassidele praegu kõige rohkem rõhku pannakse? No väga hästi on esindatud väiksed klassid, Rotax Junior klass ja Rotax Max klass on ka see aasta väga tugevad. Nüüd uuendusena, või ütleme selles mõttes uuendusena, et võrreldes eelmise aasta tuleb tänavu ka KZ2 klass, milles on siis praeguseks registreerinud juba 9 osavõtjat, kuid nendel on täna neid siin ei ole, nendel on kokku hooaja jooksul 4 etappi. Millises klassis kõige põnevam olukord kujuneb? Kõige põnevam võiks öelda on Rotax Junior klass, aga ka miniklass on väga põnev ja Rotax Max samuti. Rotax Maxis küll valitseb Aavo Talvar, kes on seda viimased aastad teinud, kuid sealt edasi juba on väga tasavägine konkurents. Rotax Max klassis jätkab kindla valitsejana mitmekordne Eesti meister Aavo Talvar. Lähimatelt konkurentidelt sõitis Talvar 21 ringilises võidusõidus eest ära ligi 10 sekundiga. Teisena ületas finišione Mart Soo, kuid reeglite rikkumise eest rajal sai ta 10 sekundise karistuse. Nüüd tõusis teiseks hoopis Hannes Tampere ja kolmanda koha sai Mark-Willem Moor. Aavo Talvaril on hooaja üheks eesmärgiks korralik tulemus Euroopa karikavõistluste üldkokkuvõttes. Oled kätt proovinud juba Euroopa etappidele tänavu ka ja kiirust on? Kiirust on jah, aga seal on sõitmise see tase ja see on hoopis teistsugune, kõik on kiired ja väga raske on seal võidelda ja kõik on kiired ja iga ühega on juhtuda. Nii, aga Eesti meistrivõistlustel on oma tähtsus, siin sa pead nagu oma kaardi kenasti jooksmustama. Jah, et Eestikad on ikka selles mõttes annanud ikka juurde ka, et tase on siin tegelikult suhteliselt kõva, et Baltikumis on ka kõva, et sõit mõttes midagi ette. Karl Eesmaa tõi Kastanet tulest välja Rotax Junior klassi finaalsõidus, kui suutis 4. ringil mööduda parimalt kohalt startinud lätlasest Valter Svedrisest ning võtta etapivõit. Ma arvan, et start läks natuke metsa, aga tänu pääsin nagu ära õnneks. Aga siis istus lätlane sulle nagu tuulde ja sa pidid ikka väga terane olema. Jah, ma juba mõtlesin, ma sõitsin tal eest ära, sest et ta kordagi üritanud, aga ju ta siis oli seal tuules. Kas ta segas sind ka, kas sa ei saanud äkki nii keskenduda nagu tahtsid? Ei, ma sain täitsa rahulikult, et nagu ta ei häirinud mind üldse, sest ta ei põksinud ega ei hakanud torkima. Teise kohaga lõpetas siis Svedris ning tihedas konkurentsis tõusis kolmandaks Oliver Nurmik, kes vaid 0,08 sekundiga alistas Kaspar Korjuse. Rotax Masters klassis võitis avaetappi Elvis Väinsaar, seda napilt Taisto Leeri ees. Kolmandaks tõusis Reigo Kleeman. Eelfinaali võitnud Priit Sei sai vale stardi eest 10 sekundise karistuse ning langes 4. Rotax TD2 arvestuse parim oli Sander Tamm. Mini 60 ja raketklassi ühises arvestuses oli nii eelfinaali kui finaali parim venelane Aleksandr Bilajev. Mõlemad sõidud lõpetas teisena Robin Särg. Mis eesmärk sul endal oli? Tahtsid teise poisid ikka ära lüüa, tuli toime sellega, et räägi, kuidas see õnnestus? No lihtsalt ma olin neist kõvasti kiire ja nad jäid pärast maha ja hakkasid ise seal võitlema. Mis sa järgmistel etappidel tahad ära teha? Võita.
finaalis tõusis sõitu eelviimasena alustanud Andreas Lootus poodiumi 3. astmele ja tõrjus sellega 3. kohalt alustanud Karl-Kennet Neuhausi 4. Mikro 60 klassis võitis finaali Rimmo Kadapik, seda Christopher Reintami ja kvalifikatsioonikiirema Karl-Markus Sei ees. Stardis oli suht raske ja see aulikust oli suht raske ka mööda saada. Eessaring kohe ei saanud. Ja kus kõige põnevamad kohad olid see jaoks? See 4. koht, kui ma läksin 2 mehest mööda. Siis, kui juba liidrikoha kätte said, mis sa siis mõtlesid? Et sõidan eest ära või katan. See oli suht raske, oli ees püsida. Christopher tuli seal tagasi pöördes vahele. Ja siis läks natuke sinna tagupamprisse. Ja siis läks natuke külglibiseme ja ta tuli mulle järgi, aga ta ei saanud mööda õnneks. Kõige noorematena mõeldud kadettklassis oli avaetapil stardis vaid 2 võistlejat. Etapi võitja oli Gert Ahu. Mida kõvem konkurents kodustada julgemale välja näiteks minna Euroopa karikale? Ja, loomulikult. Sellepärast Euroopas on ikkagi väga suur osavõtjate arv, rajad on täis ja seal nalja ei ole. Konkurentsi on, sest naaberriikide sõitjad käivad meil hea meelega sõitmas. Just nimelt, et ka täna on siin kohal mitmed välisriikides sõitjad ja loodame, et suve poole tuleb neil veed rohkem. Eesti meistrivõistluste teine etapp sõidetakse 10. mail Aravete kardirajal. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.